No nii, poisid, täna hakkame õppima uut laulu. Mis on laulu pealkiri? Ja pojad, õige. Kuna meil nüüd ei ole siin salmidel muusikat, see tuleb hiljem, jah, siis kui me noodi saame, siis õpime salmi muusikaga ära. Aga praegu lihtsalt proovime teksti lugeda, räpime natukene. Nii, esimene salm läheb 1, 2, 3, loe. Väikesed ja vallatud on alles meie pojad. Isad kiiru noored terve elu alles ees. Hellitad ja tihtipeale embad teda soojalt. Naljatades koos, et mõne tembugi veel teed. Jaa, väga hea. Nii, ja nüüd tuleb refrään. Jaa, Mart, kohe lauleme refrääni ka. Aga ära loe nagu päris nagu robot. Mõtle, mis sõna sa tahad natuke rõhutada, välja tuua. Et mis on nagu oluline, mis on vähem oluline. Loeme korra välja. Natuke võid juba sellist kehakeelt juurde anda, nagu räpiksid seda. Paneme eks rütmi juurde. 1 ja 2 ja 3 ja läheb. Väikesed ja vallatud on alles meie pojad. Isagi on noored terve elu alles ees. Hellitad ja tihtipeale embad teda soojalt. Naljatades koos, et mõne tembugi veel teed. Väga hea, juba palju parem. Nüüd tuleb refrääni osa. No nii, proovime laulda seda. Esimene oot on siin 1, 2, 3, läheb. Kui ei oleks isasi ja kui ei oleks poegi, kui ei oleks vahel veidi vallatust ja kui ei oleks emasi, kes ei oleksid, siis ei oleks õnne armastust. Teeme korra veel, natuke aeglasemalt. Igaüks keskendub, et kõik sõnad on olemas. 1, 2, 3. Ja kui ei oleks isasi ja kui ei oleks poegi ja kui ei oleks vahel veidi. Pärtel väga tubli, aga seal ei ole seda jaad. Seal on lihtsalt kui. Pärast tuleb ja. 1, 2, lähme veel. Kui ei oleks isasi ja kui ei oleks poegi, kui ei oleks vahel veidi 2. vallatust ja kui ei oleks emasi, kes meil moraalil oleksid, siis ei oleks õnne armastust. Juba oli parem. Nüüd laula see õnnega armastust natukene õnnelikuma näoga ka. Mõni on nii suurtes piinades ja armastus, suur ja raske armastus, eks ole. Ja meil läks elekter ära. Nüüd tuli tagasi. Nii. No teeme ühe nüüd tervikvariandi, vaatame. Esimene salm ja kohe tuleb muusika otsa. Nii. Igaüks natukene räpib ja näita, kuidas see räppimine käib. 1, 2, 3, läheb. Väikesed ja vallatud on alles meie pojad. Isadki on noored terve elu alles ees. Hellitad ja tihtipeale embad teda soojalt. Naljatades koos, mõne tembugi veel teed. Kui ei oleks isasi ja kui ei oleks poegi ja kui ei oleks vahel veidi vallatust ja kui ei oleks emasi, kes meil moraalil oleksid, siis ei oleks õnne armastust. Väga hea. Nii, tubli. Laulame teise salmi, räpime selle ära. Ja vahel nagu kombeks poissi põhjalikult sarjad. Kui on mõni asi tehtud nii ja mitte naa. Samas panen tähele, et enda veidi marjaks kuluks ära keretäis, kui teist nii ei saa. Kui ei oleks isasi ja kui ei oleks poegi, kui ei oleks veidi vallatust ja kui ei oleks emasi, kes meil moraalil oleksid, siis ei oleks õnne armastust. Poisid on meil toredad. On nii? Kolmas salm tuleb. On küll nii. Ja väga toredad on, aga nüüd tuli kolmas salm, see ongi nende sõnadega, eks ole. Et ole valmis edasi minema. Nii, ühe koha tahaks veel korda teha. Kuulge, poisid, see refrääni kolmas rida. Ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid. Keegi tahab ikkagi natuke selle loeksid. Väga pikk kiir seal. Kergelt moraali loeksid. See vaata, kui see marjaks nad kogu aeg niimoodi paus jääb sinna, aga sul ei ole mingit pausi. Samas paned tähele, et enda marjaks kuluks ära. Väike paus sul on ikkagi. Sul on juba muusikas ja sisse Ja, aga see läheb väga pikalt. hingad seal vahepeal siis.
kuskil ikkagi hinged, eks ole. Meid on nii palju, et me saame teha vahel hingedest. Nii, teeme kohe refrääni, siis tuleb kolmas salm. Ja, proovime seda kolmandat rida korra ja kui ei oleks emasid, jah, aeglaselt. Ja kui ei oleks emasid, kes meil moraalid oleksid. Ikka ma kuulen, loeksid. Ma tahaks, et moraali loeksid. Mis tähendab moraali lugema, Oskar? Oskar, mis on moraali lugema? Kes loeb moraali ja milleks? Jutustama ei lugema. Jutustab kellelegi midagi ette, jah? Kas ema loeb moraali? Unejuttuna. Kas mõnel on ema lugenud moraali vahel? No kuidas see ema kõlab? Mul loeb rohkem isa. Okei, isa võib ka moraali lugeda, aga mis see tähendab, mis ta siis räägib? Mis see moraal on? Kas on mingi jutt või? Loeb ette raamatust nimega moraal? Või mis koht see on? Kes teab? Mart, räägi siis, kuidas see moraali lugemine käib? No ma väga ei oska seletada. Aga kas ta on nagu selline õpetlik jutt või selline muinasjutt või mis ta on? No selline õpetlik. Õpetlik. Moraali lugema ongi, et loed niimoodi õpetlikult sõnad peale, nagu öeldakse, eks ole. Et kuidas tuleb ikka käituda, kuidas tuleb olla. See ongi emade roll, kui vahel isade roll ka. No nii, laula mulle nüüd seda rida, jah? Ja kui ei oleks see koht 1, 2, 3. Ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid. Moraali loeksid. Kes meil moraali loeksid. Siis ei oleks teeme ühe terviku nüüd ka. Kolmas salm meil tegemata veel. 1, 2, 3 ja. Poisid on meil toredad ja isegi ei märka, et nad meile sirgunud on kõrgelt üle pea. Õlad lähevad vanemaks ja habe juba pärga. Oota, ma ei saanud aru, mis need õlad teevad? Neidudega ammugi ei pea. Jaa, neidudega ei pea, aga mis need õlad teevad seal? Õlad? Laienevad. Loe see sõna ette mulle. Õlad? Laienevad. Laevad. Vaata see on, kuna meil on muusikas ainult 2 nooti. Laevad lähevad laievad. Oskar, kuule ka. Meil on ainult 2 nooti. Laevad. Aga muidu on tegelikult sõnas 3 silpi. Lähevad. On nii? Sellepärast on see H vahele jäetud. Muusikas on lihtsalt vaja natuke kiiremini öelda seda. Õlad lähevad laiemaks. Loe kohe seda ette mulle. Ja. Õlad lähevad laiemaks ja habe juba ärkab. Ning meil neidudega ammugi ei pea. Ja siis tuleb laul. Okei. Nii, teeme terviku ka. Vaatame, kuidas laul läheb. Ja kuidas lõpus oli? Siis ei oleks õnne ega hästi pika teed seal lõpus. Kõige lõpus. Nii. Ja teeme refrääni lõpus ühe korra. Seal videos oli meil 2 korda, eks ole. Aga meie teeme ühe korra ja kohe teeme selle hästi pika lõpus. Nii, oled sa valmis? Võta ennast kokku nüüd. Läheb tervik. Natukene lõpus on Molek Gregor juba väsinud. Aga nüüd paneb veel energiat sisse. Nii. 1, 2, 3. Läheb. Väikesed ja vallatud on alles meie pojad. Isad kiiru noored terve elu alles ees. Heitades tihti peale embad ennast soojalt. Naljatades koos, et mõned tembudki veel teevad. Kui ei oleks isasid ja kui ei oleks poegi, kui ei oleks vahepeidi vabandust ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid, siis ei oleks õnne 1, 2, teine salm. Vahel nagu kombeks poisil põhjalikult sarjad. Kui mõni asi tehtud nii ja mitte naa. Samas paned tähele, et endalegi marjaks kuluks ära perele täis, kui teisigi ei saa. Kui ei oleks isasid ja sul ei oleks poegi, kui ei oleks vahepeidi vabandust ja kui ei oleks emasid, kes meil moraali loeksid, siis ei oleks Ja Pärtel ära selle viimase noodiga väga kõrgele mine sinna. Mul tõesti, eks ole. Lähme kohe 3. salmiga. poisid on meil toredad ja isegi ei märka, et
õnnad meile sirgunud on kõrgelt üle pea. õnad lähevad laiemaks ja habe juba tärkab ning meil endil meeldudega. ammu